Nii, Mavic 3 Pro, väga paljud on seda õudselt oodanud ja võrreldes vanaga Mavic 3-ga, nagu siit näha, siis ega muud vahet ei olegi, kui hoopis teine kaamera on. Ja kaamera ongi see asi, mis eristab, et kõik muu on täpselt samasugune. Üllataval kombel on akud samad, propellerid on samad, mälukaart on ka sama. Mavic 3-l on ka zoom-kaamera, telekaamera, telezoom, muudetava fookuskaugusega, aga ava on fikseeritud. Dual on siis nüüd 2 kaamerat juures peale põhikaamera, millel on täpselt sama nurk, 3-kordne, 7-kordne zoom ja need on fikseeritud. Sa võid see digitaalselt jällegi midagi teha, aga üldiselt on need fikseeritud. See konkreetne on tavaline Classic või tavaline Mavic 3 Pro. Sine versioonil oskab ta ProRes'i kirjutada kõigi 3 kaameraga ja muidu kirjutab 10 bitti videot iga kaameraga, mis on päris suur samm edasi võrreldes sellega, millel on 8 bitti, ehk siis mitte väga hea. Pimedas peaks see kaamera ka parem olema või need kaamerad. Praegult väga pime ei ole. Et üks asi, et see uus kaamera peaks vist olema parem pimedas. Kuigi viimase update'iga ma vaatasin, et see sai ka 1600 ISO nüüd sellele põhikämmile. Sellel oli by the book juba algusest peale. Kuni 1600 siis, kui filmida dialoogis. Ja ma räägin kogu aeg filmimisest, ega ma fotost ei tea üldse midagi. Üks asi, mida ma kindlasti tahan proovida, mis on selle puhul väga ei töödanud hästi zoomiga, kui jätta kõrvale see videomaterjali enda kvaliteet on, kui hästi ta stabiliseerib. Et nende suuremate zoomidega esiteks perspektiiv muutub päris palju, kui siin raputab üles alla. Ja selle vastu väga ei saa, aga tegelikult siin oli näha ka päris siukest tugevat värinat. Eriti kui see oli tuulisem natuke ilm, mis tähendas, et ega ma nagu seda telekaamerat väga filmimiseks ei kasutanudki. Isegi kui see kaamera nagu salvestaks natuke paremat kvaliteeti. Et see minu jaoks on kõige suurem küsimus praegu, et kas selle kaamera fikseeritud zoomid ja see, ma ei tea, see pea on seal ka päris palju suurem. Et kas ta suudab paremini seda pilti hoida või raputab samamoodi edasi. Et pult on ka Mavic 3-ga ühilduv. Mini 3 Pro pulti saab kasutada, et selles mõttes. Ja üks asi veel, mis tuli nüüd välja ja mida ma ei ole veel proovinud, on see, et saab neid FPV prille kasutada. Sellega ja Mini 3 Proga ja vist midagi veel. Ja üks väga oluline asi, mis lennutajaid mõjutab, on see, et sellel droonil on C2 kategooria, kuna ta kaalub natuke rohkem. Mavic 3 on C1, ehk siis A1 kategooria piloodid saavad nagu lennata sellega igal pool, siis see on C2, mis tähendab, et kui te soovite kusagil linnas lennata inimeste läheduses, siis te peate tegema A2 load. Seda tuleb meeles pidada. See on nagu väga kahju, sest et kaaluvahe on reaalselt ilmselt mingi mõnikümmend grammi, et see on mingi absurdne. Seadused ongi vahepeal absurdsed. Sellest Mavic 3 Prost tuleb nüüd 2 versiooni, üks on tavaline ja siis üks on sine. Ja kõige olulisem vahe on esiteks, et sine versioonis, nii nagu ka eelmises Mavic 3-s on terabait sisemine ketas ja ta salvestab ProRes'i. Ja kõik need 3 kaamerat salvestavad ProRes'i, mis on nagu ülisuur samm edasi võrreldes Mavic 3-ga, kus ainult põhikaamera tegi ProRes'i ja siis see teine oli mingi 8 bitti mingit. Muud või midagi, et lähme teeme mõned lennud ja siis tahaks tegelikult pärast õhtul suuremal ekraanil vaadata, et kas reaalselt see väristamise vahe on või ei ole. Et materjali kvaliteedi vahe on, see on nagu kindel, isegi selle tavalise Mavic 3 Pro mitte sine versiooniga. Praegu lähme lendu.